Nii, tere õhtust siis kõigile veel kord, kes on juba kõik liinile jõudnud, sai mõeldud, et teha täna selline põnev webinar. Minu nimeks on Fredi Saarm ja olen siis terviseteemadega tänaseks kokku puutunud juba üle 10 aasta ja millest see kõik alguse sai. Nii nagu ma arvan, enamus lood saavad alguse, et kui sa oled ise millegiga nii-öelda hädas olnud, siis sa otsid lahendusi oma probleemidele ja mul oligi siis peres olukord, kus mul oli nii naisel tõsised terviseprobleemid, mis olid vaevanud teda üle 10 aasta, kui ka siis väike poeg tollel hetkel, kes oli kõigest 6-aastane, oli pidevalt hädas oma tolmuliste allergiatega, oli astmaatik, piibu otsas ja keskkõrvapõletikega haiglas ja otsisime lahendusi. Ja lõpuks me jõudsimegi selleni välja, et hakata uurima, millest siis need nii-öelda probleemid tegelikult meil alguse saavad. Ja jõudsimegi arusaamiseni, et kõike tegelikult mõjutab meie nii-öelda siis immuunsüsteem. Ja need, kes jõudsid seda postitust juba mingil määral ka seal siis vaadata või uurida, puurida, oli mõte, et rääkida täna siis nendest, ma usun, et väga paljude perede jaoks siuksed küllaltki põletavad teemad, et miks meil on siis täna nii palju terviseprobleeme ja miks inimesed on võib-olla haigemad kui kunagi varem. Ja mis on need põhipõhjused, miks need probleemid inimestel tekivad. Samamoodi käime täna läbi siis rasvhapete tasakaalu ja selle olulisuse, kuidas on võimalik neid mõõta, ka sellest räägin kõigest lähemalt ja vaatame, kas siis meie toitumine täna soodustab seda, et me oleksime terved, vitaalsed või pigem aitab kaasa meie organismi kiirele vananemisele. Ja kas toidulisanditest võib olla abi või on see pigem müüt ja püüakse lihtsalt inimestele midagi müüa. Ja lõpus räägime ka siis balance nii-öelda terviseprotokollist, mis minu silme ja kogemuste läbi täna on võib-olla üks kõige tõhusamaid viise üldse, kuidas siis viia oma keha tasakaalu ja anda oma kehale tegelikult vajalikud siis toitained. Ma loodan, et slaidid meil ilusti vahetuvad, tundub, et vahetuvad. Ja milles siis teema on? Et kui me täna vaatame, siis tegelikult üleüldiselt on selline tendents või trend, et inimesed tahavad olla tervemad. Väga paljud inimesed teevad täna juba teadlikumaid toiduvalikuid, inimesed teevad väga palju erinevaid sporte, aga samal ajal terviseprobleemid maailmas üleüldiselt globaalselt ainult kasvavad. Ja küsimus ongi selles siis, et miks see täna nii on? Ja kas me saame midagi muuta? Ja ma võin öelda, et ma olen tänaseks, ma arvan, et vestelnud nagu tervise ja toitumise teemadel üle 1000 inimese või võiks öelda suisa 1000 inimestega. Et mulle tundub, et kellelgi on mikrofon sees, et palun lülitage mikrofonid välja. Ja mis siis muutunud on? Tegelikult meie ümber on väga paljud asjad on muutunud, ennekõike toit, kindlasti üleüldine nii-öelda puhtus meie ümber ja nii edasi, et kui me vanasti saime kõik toitained, mineraalained, vajalikud omega-3 loodusest kätte, sest enamus toitu tuligi maalt, ei kasutatud igasuguseid nii-öelda väetisi ja mürkaineid, siis tänapäeval võib öelda, kui see toidu või üldse selline tööstusrevolutsioon peale hakkas, siis tegelikult aetakse taga enam mitte toidu kvaliteeti, vaid pigem seda, et toota toitu võimalikult kiiresti, et ta oleks maitsev, et ta säiliks kaua, oleks odav ja nii edasi. Ja see on viinud olukord, tegelikult täna toidus puuduvad vajalikud vitamiinid, mineraalained ja sööme palju tühja kaloreid ja omegate nii-öelda tasakaal on täiesti paigast ära. Ja kui ma olen inimestega rääkinud nagu toitumisest, siis ma võin öelda, et laias laastus kuskil 95% inimesi on nõus sellega, et toit või toitumine on ülimalt oluline. Ehk tegelikult kõik teavad seda, et toit on just kütus ja energia meie kehale, vastavalt seda, mis me sööme, me oleme ja nii edasi. Samas aga, kui rääkida inimestega näiteks nende harjumustest ja kas nad oleks valmis loobuma mingitest toitudest, siis seal ma kipun nagu nägema tendentsi, et ega inimesed väga ei taha nendest nii-öelda headest maitsetest loobuda ja kui uurida ka inimeste käest näiteks omega-6 ja omega-3 rasvhapete tasakaalu kohta või kas nad üldse on kuulnud sellest midagi,
siis võiks öelda, et julgelt üle poole teavad, et Omega-3 on oluline. Väga paljud inimesed on kasutanud Omega-3 või kasutavad, kes perioodiliselt, kes kogu aeg, kes arvab, et ta saab looduses selle kätte ja nii edasi. Ehk inimesed on teadlikud. Seevastu Omega-6 kohta võib-olla heal juhul 100 inimesest 5 ütleb, ja ma tean, mis see on, aga nad ei tea võib-olla päris detailideni välja, kui oluline siis see rasvhapete tasakaal on. Ja mis nende roll on? Mõlemad mängivad väga suurt tähtsust meie tervises, kus siis Omega-6 roll on kehas tekitada põletikku ja Omega-3 roll on siis võtta põletikku maha. Ja ideaalis peaks meie tasakaal olema kehas 1:1. Teadlased ütlevad, et tasakaal kuni 3:1, meie keha saab kõigi põletikega ilusti hakkama ja funktsioneerib nii-öelda korrapäraselt. 60-ndatel, kui toidu- või tööstusrevolutsioon hakkas peale, hakkas märgatavalt olema näha seda, et see tasakaal hakkas järjest paigast ära minema, esialgu siis 4:1 ja tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus Euroopas inimestel tasakaal on 15:1, Ameerikas 25:1 ja mis see 15:1 tähendab? See tähendab laias laastus seda, et keskmine eurooplane sööb täna 15 korda rohkem sellist toitu, mis on teda nii-öelda siis tema keha kahjustav või põletikku tekitav. Ameerikas on see tasakaal 25:1 ja väga selgelt me täna kahjuks näeme, et ka väga paljude laste testi tulemused Eestis on juba samasse skaalasse jõudnud ja on ka hullemad seal isegi 40:1. Mina isiklikult olen näinud kõige kehvemat lapse testi 141 ja täiskasvanud inimese testi 171 ja samal ajal, kui selle mehel see test ka tehtud, siis see inimene viibis ka südamega tegelikult haiglas. Ehk mis siis need numbrid tähendavad? Need tähendavad seda, et kui tasakaal on paigast ära, inimestel tekib kehasse põletik ja probleem on selles, et kui me kujutame inimese keha nagu tervikuna ette, siis me keha tegelikult koosneb triljonitest rakkudest ja küsimus ongi siis, kuidas meie rakud nii-öelda toimivad kehas, et kas toitained pääsevad sisse, jääkained välja ja nii edasi. Ja kurb on see, et kui seda rasvhapete tasakaal on paigast ära, ehk meil on liiga palju Omega-6 baasil toitusid, mis see Omega-6 on? Kõik taimsed õlid, loomalihad, linnulihad, kõik, mis on nii-öelda loomad üles söödetud siis jõusööda peal, valdavalt sisaldavad siis Omega-6. Palun panna oma mikrofonid kinni, kes on hiljuti tulnud liinile ja Marko, püüa siis jälgida seda. Tundub, et ma panen korraks ise siit, sai kinni, okei, väga hea. Et kui see rasvhapete tasakaal on paigast ära, toitained enam kehasse ei pääse, jääkained välja ei pääse ja hakkavad tekkima probleemid, kellel on siis ajutalitusega probleemid, see võib viidata uneprobleemidele, see võib viidata stressile ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Juuste kvaliteet, küünte kvaliteet, südameprobleemid, nahaprobleemid, erinevad siseelundid, liigesed ja lihasteni välja. Tegelikult terve keha põhimõtteliselt ei funktsioneeri meil enam korrapäraselt. Ja mis siis Norra teadlased hakkasid uurima, oli see, et kuidas viia uuesti inimese keha tasakaalu, nii nagu ta tegelikult on loodud ja toimiks korrapäraselt, ehk aidata see tasakaal saada uuesti 3:1, et toitained pääseksid kehasse sisse ja jääkained siis samamoodi pääseksid kehast ilusti välja. Ja mis nad välja töötasid siis koos Itaalia teadlastega, töötati välja kuivveretest, mis siis on võimalik inimestel teha kodustes tingimustes, andes 2 tilka verd. Nad näevad täpselt ära, kus nad täna oma toitumise ja elustiiliga asuvad. Kas nende tasakaal on 3:1 või selle lähedal või nad on samamoodi jõudnud tasakaalu siis 15:1 või isegi hullem. Ja see test näitab lisaks tasakaalule ära ka kõik rakumembraani voolavused, kuidas meil on Omega-6 sisaldused veres ja kõik meie nii-öelda toitu erinevad nii-öelda grupid. Ja testid me teeme kõik liitlase laboris, mis on täiesti sõltumatu labor, see labor asub Norras, on üks juhtivaid veretesti laboreid üldse täna Skandinaavias, Euroopas ja nad teevad koostööd siis väga paljude tuntud ülikoolide ja ettevõtetega üle maailma. Kui täna vaadata ja kuulata meediat, kuulata raadiot, siis tegelikult me näeme, et väga paljud inimesed teevad täna erinevaid terviseteste. Valdavalt siis SYNLABis, osad inimesed teevad ka siis perearstide juures,
aga nüüd 2 konkreetset testi, mis meil täna on kokku, meil on 3 testi, D-vitamiini test on selline test, mida saab ka mujal teha, siis seda balance testi ehk rasvhapete testi nii põhjalikku, kui täna pakub meie siis koostööpartner Gensino, tegelikult keegi teine täna inimestele ei võimalda. Ja täpselt samamoodi on üks väga uus, huvitav, innovatiivne test on meil siin kõige alumine test, mis on näha HbA1c, mis näitab ära selle, kas inimesel võib olla täna pikas perspektiivis ohtu diabeediks, mis on samamoodi tegelikult saamas väga suureks probleemiks ja täna on järjest rohkem näha inimesi, eriti noori inimesi, kes kõnnivad ringi, on juba aparaadid siia õlga paigaldatud, mis siis automaatselt seal teeb neid sutsakaid ja nii-öelda süstib inimesi. Tegelikult on see olukord väga hull. Ja mina nagu ise täna näen nagu selgelt seda, ja soovitan kõigile, et pigem anda täna 2 tilka verd, teha üks väike sutsakas, näha, kas me saame täna teha midagi paremaks oma tervisega või et ühel hetkel me peame ennast süstima iga päev ja võib-olla seda isegi mitu korda päevas. Küsimus ongi, et kas teie teate täna, mis seisus on teie keha, kas te olete ohutsoonis või ei ole, ja seda teada saada on parim võimalus teha siis test. Palun mikrofonid omal kinni panna, kes hiljuti liinile tulnud. Ja lähme edasi. Kuhu me täna jõudnud oleme oma testidega, siis üle maailma tegelikult me oleme teinud ligi 9000 veretesti ja Eestis juba üle 14900 testi, ehk me võime öelda, et ma usun, et me oleme täna tegelikult toitumise sektoris jõudnud Eestis üheks juhtivaks ettevõtteks juba, kuigi sellest väga paljud inimesed veel täna võib-olla ei ole isegi kuulnud, et mis see test on. Ja ma räägin sellest testist ka täna siis lähemalt. Ja kui me vaatame, ja enne rääkisin Euroopa testi tulemustest, siis Euroopa keskmine tulemus oli inimestel 11,21, 15,15 ühele, siis Eesti testid näitavad need ligi 14900. Siin on siis inimesed, kes on teinud nii esmakordse testi kui ka kordustesti. Esimesed testid näitavad 11,2 ühele ja kordustestid näitavad 2,9 ühele. Ehk võib öelda, et inimesed, kes on teinud teise testi, on saanud oma keha tasakaalu. Ja kui keha on tasakaalu viidud, ja siis su keha on võimeline ennast ise uuesti nii-öelda parandama ja paremini funktsioneerima. Väga palju olen kohtunud ka inimestega, kes on ütlenud, et ma juba kasutan täna mingit omega-3, ma toitun tervislikult, ei ole probleemi, kui inimene ostab tooted koos testiga ja inimese test on korras, siis inimene saab 100% raha tagasi, sest tal ei ole meie tooteid vaja ja ta võib oma senist elustiili jätkata. Kui aga nüüd inimene on otsustanud ikkagi, et ta teeb selle nii-öelda testi, siis käib hästi lihtsalt, inimene 2 tilka verd, kogu pakendiga tuleb kõik kaasa, kuni siis selleni, et ümbrikuni, millega see siis test nii-öelda Norra saata. Inimene saab oma testi ära siis nii-öelda registreerida, kõik testid on individuaalsed ja inimene saab siis sellise nii-öelda raporti oma toitumise ja nii-öelda siis tervise kohta. Kõige suuremalt on siin näha omega-6 ja omega-3 siis rasvhapete vahekord, mis siis tegelikult on minu naise esimene test, mida ma täna siis räägin. Oli 19,8 ühele ja see võis olla ka üks põhipõhjuseid, miks tal oli siis olnud pikalt päikseallergia. Näiteks nii, nagu me täna oleme Egiptuses, et ta on mul 4. päeva päikese käes, vanasti sihuke asi võimalik ei olnud. Peale 2.–3. päeva, kui ta oli tarbinud allergiaravimeid, pannud peale kõige kõvemat päiksekreemi, mu naine pidi istuma kas varju all või olema siis nii-öelda riietega, sest tal viskas kohe sihuke nagu nõgestõbi tuli peale kuplat rinna ees, kus on kõrnem ja nii edasi. Et see mõjutas sõna otseses mõttes elukvaliteeti kuni siis kroonilise põiepõletikuni ja muude hädadeni välja. Ja meie pere keskmised testid olidki laias laastus tasakaalus suurusjärgus 12 kuni 21, et tegime testid nii mulle kui naisele, kui mõlemale poisile ja noorem poiss siis, kellel olid samamoodi terviseprobleemid, siis tema tasakaal oli suht samas nii-öelda suurusjärgus. Siis ta näitab ära kaitseväärtuse, ehk kui tugev on inimese nii-öelda immuunsus, võiks öelda, kui hästi saab siis erinevate probleemidega hakkama. Omega-3 rasvhapete indeks on siin vasakul näha, näitab mu naisel 4,4%, see peaks olema 8–12. Ja teadlased ütlevad, et kui see on alla 4%,
on inimesel väga suur oht südame-veresoonkonna haigusteks. Ja kui me täna vaatame, siis tegelikult Eestis suremuse põhjus number 1 ongi just nimelt südame-veresoonkonna probleemid. Ehk tegelikult see test annab väga palju infot meie tervise kohta ja mis on nagu, ütleme selle asja puhul võib-olla süke nagu kõige kurvem pool. Väga paljud inimesed, kes arvavad, neil on kõik hästi, nad ei tunne täna veel probleeme, siis nende testipilt võib olla tegelikult väga halb. Ja need probleemid võivad olla piltlikult nurga taga. Ma olen ise teinud, ma arvan tänaseks umbes 800 veretesti. 800-st ainult 5 inimesel on näitajad olnud korras. Olnud inimesi, kelle testi tulemused on olnud 25 ühele. Näitajad on justkui väga halvad. Inimese enesetunne on hea, inimene väga hea välja ja mõne aasta pärast on löönud välja väga tõsised terviseprobleemid. Ehk selle testi põhimõte ongi nagu see, et mitte hakata oma tervise peale mõtlema siis, kui täna on juba probleemid käes, vaid pigem vaadata, kas ma saan täna midagi muuta, tehes teadlikke valikuid, et tulevikus vältida terviseprobleemid, sest täna me näeme ka meedias igal pool, et väga ootamatult väga paljud inimesed lahkuvad täna meie seast. Et see ei tähenda seda, et kui me teeme testi, muudame toitumist, et kõik mured saavad kohe momentaalselt lahendatud, aga me hakkame tegema teadlikult samme selles suunas, et olukord nagu muutuks. Vaimne tugevus samamoodi, et ka meie ajutööd väga palju mõjutab omega-3 nii-öelda siis sisaldus meie toidus ja veres. Täpselt samamoodi rakumembraani voolavus näitab see test ära, kui hästi pääseb toitained välja, kui hästi siis tähendab toitained sisse, jääkained välja ja arachidoonappe siis samamoodi näitab ära omega-6 sisaldus meie veres. Test ei ole lihtsalt see, et te näete kuute näitajad, vaid tegelikult iga näitaja kohta tuleb väga spetsiifiline tabel ja raport, kus siis siin on näha lisateave. Kui inimene vajutab selle peale, siis nad näevad täpselt ära, kuidas need näitajad saadakse. Iga inimene näeb ära, kus ta kõigi erinevate nende nii-öelda siis tulemuste põhjal täna tabelis asub. Roheline tähendab, kõik on hästi, kollane tähendab ohutsoonis, punane tähendab seda, kiiresti on vaja hakata tegema muutuseid. Ja need on siis iga 6 selle näitaja kohta. Järgmine asi, mida inimene näeb, ta näeb tegelikult ära siis kogu oma nii-öelda toidusedeli ja küsimus ei ole täna selles, et kas inimene toitub täna näiteks 1 päev tervislikult või 2 päeva laseb seal millegiga üle, eks me ka siin täna puhkusel patustame, aga oluline on see, et kõik oleks tasakaalus. Kui patustad rohkem, söö teatud asju selle arvelt samamoodi rohkem. Ja siin on siis näha nagu erinevad siis küllastunud rasvad, omega-9, omega-6, omega-3. Esimene tulp ehk sihtväärtus näitab seda, kui palju meil peaks olema toidus konkreetselt neid toite. Teie väärtus näitab seda, mis on inimesel ja kõrvale kalle siis näitab seda, et kui miski on miinusega, siis inimene peaks sööma seda rohkem. Kui miski on plussiga, tähendab inimene peaks seda oma toidus vähendama ja mulle meeldibki selle asja puhul nagu see, et tegelikult see test on tehtud iga inimese jaoks nii lihtsaks, et kui ma täna vaatan seda oma naise testi, siis on näha, et erinevad omega-6 on väga suures ülekaalus tema toidus ja ma ei pea minema Google'isse või hakkama otsima, mis asi see arachidoonappe on näiteks või mis toidud seda sisaldavad. Piisab sellest, kui ma klikkan selle plussmärgi peale ja inimesele tuleb siis ette koheselt tema nii-öelda see menüü, mida ta peab konkreetselt oma toidus vähendama. Hästi lihtne. Ja niimoodi on võimalik siis kõik need läbi käia. Näitab, et palmitiinhapet on liiga vähe, vajutab selle plussikese peale ja viskab täpselt siis ette, mida oleks siis vaja oma toidus nagu nii-öelda suurendada. Ehk selle testi põhimõte on see, et iga inimene saab talle konkreetselt sellel ajahetkel toitumissoovitused, mida ta peab muutma. Et mina täna usun seda, et ei ole võimalik nagu nii-öelda panna kõigile mingit ühtset menüüd, et kuule, et sa pead võtma seda rohkem või seda vähem. Mina usun, et verepilt on see, mis ei valeta ja on tegelikult kõige adekvaatsem just sellel hetkel selle inimese jaoks. Kui me nüüd vaatame nii-öelda suures pildis seda, siis mida me näeme, et 75% on inimesi, kes omegat ei tarbi, kelle tasakaal ongi 15:1 või hullem, siis 20% inimesi ehk tegelikult iga 5 inimene, kes on täna testi teinud, siis peaaegu sellest miljonist inimesest me näeme, et nende inimeste tasakaal on suhtega 7:1, mis tegelikult samamoodi on väga halb.
et siin ei ole nagu seda, et mul on natukene midagi paigast ära, et kui teadlased ütlevad, et kui tasakaal on hullem kui 4:1, on inimesel ligi 70% suurem tõenäosus südame-veresoonega haigusteks, siis mina ütleks, et asi on nagu hull, et piltlikult öeldes, kas maja põleb suure leegiga või väikse leegiga, ta kipub maha põlema, et me peame selle põletiku nagu kehast välja saama. Ja mis siis selleks teha või miks siis näiteks inimesed, kes kasutavad oomegat, nende tulemused on siiski, ma ütleksin, küllaltki halvad, ma sellest ka räägin natukese aja pärast. Ja mida siis Norra teadlased eesotsas Olaidega välja töötasid, nad suutsid kokku panna siis nii-öelda toitumiskontseptsiooni, kuidas on võimalik oma keha uuesti viia tasakaalu 120 päevaga ehk 4 kuuga. Ja miks 4 kuuga? 4 kuud on see aeg, kus inimese vererakud uuenevad. Ja mulle meeldib öelda, et piltlikult öeldes, kui meil ei ole põletikku, meil ei ole ka probleemi. Ja mis nad siis tegid? Nad töötasid välja väga unikaalse toote, kui enamus brändid täna, kes müüvad Omega-3 turul ja Omega-3 maailmas kõige enam müüdud toidulisand, siis nad müüvadki Omega-3. Aga Norra teadlased töötasid välja siis balance õli, mis ongi tasakaaluõli, millest siis ligi 60% moodustab väga kvaliteetne siis kalaõli ja 40% siis väga kvaliteetne neitsioliiviõli. Ja mida see toode siis teeb? Ta aitab meil jõuda kehas rakkudeni, see toode töötab meil kehas kordades kauem kui ükskõik mis muud tooted ja ma varsti näitan ka, mis siis erinevad testid näitasid. Siin on näha rida igasuguseid erinevaid siis sertifikaate, tunnustusi. Teeme täna väga palju koostööd ka tippsportlastega üle maailma, tänu sellele on meil olemas ka Informed Sport sertifikaat, et ükski sportlane ei pea muretsema siis, et nende test, kui nad tarbivad toodet, et see võib kuidagi mõjutada nende dopingu näitajaid ja nii edasi. Inimesed on küsinud, kellel seda toodet vaja on. Mina ütleks, seda toodet on kõigil täna vaja. Või siis mitte konkreetselt seda konkreetset toodet, aga et see tasakaal peab olema kõigil inimestel paigas. Ja mida me täna näeme, et näiteks lapsed, kui te täna mõtlete laste peale, kas siis teie enda lapsed või teie lähedaste lapsed, siis mida te näete, et kuidas nende täna sihuke üleüldne nagu nii-öelda tervis on? Siis minul isiklikult tundub, et täna peaaegu igal 3.–4. lapsel on kas mingisugune allergia, on neil astma, on neil mingid liigeseprobleemid, laktoositalumatused, gluteiinitalumatused, nahaprobleemid, neid probleeme on täna meeletult. Ja võibki öelda piltlikult öeldes, et iga generatsioon, kes täna sünnib, on justkui nõrgem, sest kui emad on lapseootel, siis rasedatel on ülimalt oluline, kui nad on lapseootel, et nad kasutaksid väga suures koguses Omega-3 kas siis toite või siis Omega toidulisandid. Ja vanemate inimesteni samamoodi, liigesed, süda ja nii edasi, et paljud on küsinud minu käest, et kas ma oma lastele ka annan toodet. Absoluutselt annan. Esiteks see, et teisel lapsel meil olid väga tõsised probleemid. Meil sündis eelmine aasta 3. poeg. Nad on tänaseks varsti saamas 2-aastaseks. Jaanuarist on tal sünnipäev. Ja me just täna tegime ühe video ja ma näitaks teile hea meelega jagaks, kuidas meie kõige nii-öelda siis väiksem pereliige, kuidas tema suhtub meie nii-öelda siis tootesse. Brandon, kuule, kus sa õli panid? See õli on. Ja kus õli on? Tahtsid õli võtta? Tule siia. Õli, jah. Kes võtab õli või? Tule siia. Tule siia praegu. Emme vingib, kuidas sa õli võtad. Tule siia. Mine võtta õli. Tule näid, siis pärast koos vaatame. Mine võtta sealt õli. Tule siia. Õli, jah. Ja, sedasi, ja võtame koos. Palun. No palun. Tubli oled. Issi võtab ka. Tahad veel? Osa ei lusika peale. Oot nii. Nüüd võtab issi. 1. Tahad veel või? Noh. Võtame veel. Natuke ei veel lusika peale. Tule siia. Natuke ei õlita lusika peale. Tubli laps. Issi võtab ka. See oliivid kraabib kurku või? Ja. Et meil on tegelikult seda õli erinevaid, et me praegu ise tarbime seda nii-öelda premium õli, kus siis on tõesti see polüfenoolide hulk on
3 korda suurem kui meie selles tavaõlis, mis on samamoodi väga kvaliteetne. See tõesti kipub kraapima, teinekord võtab nagu kergelt köhatama, aga mida see toode siis tegelikult annab meile või mil moel ta meie tervist nagu mõjutab, siis see tegelikult see spekter on väga suur, et alustades siis normaalsest ajutalitusest, normaalne südametalitus, immuunsus, nägemine, hambad, vererõhk ja nii edasi, et sel tootel on meeletult suur efekt, et siin on siis lisaks omega-3-le ja polüfenoolidele, mis saadakse oliiviõlis, siis tegelikult ka veel D-vitamiini sees, et need kõik on ülimalt olulised. Kui nüüd tulla erinevate tootjate juurde, ma ennist mainisin, et omega-3 on maailmas kõige enam müüdud toidulisand, siis rääkides hästi paljude inimestega, inimesed ütlevad, et ma olen tarbinud, aga ma ei tunne mingit efekti. Ja see põhjus on tihtilugu see, et inimesed teavad, et omega-3 on hästi oluline, küll aga nad ei tea nagu seda teadust selle taga, et mis siis teeb ühe toote efektiivseks tooteks ja siinkohal võin tuua just ühe hiljutise kogemuse, rääkisin ühe sõbraga, meie kokku sellest balance kontseptsioonist, omega-6-st, omega-3-st ja nii edasi. Ma arvan, et see võis olla mingi kuu-poolteist tagasi. Nad tegid meil tööd seal kodus ja siis ta läks mingil hetkel teiste objektide peale ja kui nad tulid uuesti meie juurde töid seal tegema ja ööbis seal meil külaliste majas, siis hakkasime uuesti rääkima. Ja ta ütles, et tead, Fredi, et kui ma koju läksin, ma läksin uurima seda omega-6-3 tasakaalu. Ma sain aru, et see on oluline. Ja noormees läks siis internetipoodi ja ostis sealt siis nii-öelda ühe, ma ei mäleta täpselt, mis see toote nimi oli, aga ta oli mingisugune eliit nii-öelda omega-3 toode ja ma küsin super, et räägi, palju sa tarbid seda õli? Ta ütles 2 tükki päevas. Ütlesin super, et kas sa naisele ka annad? Annan. Palju sa naisele annad? Ka 2. Ja siis ma ütlesin talle, et aga kuule, et kui te mõlemad siin meil külas käisite korra, et siis su naine sisuliselt on pluss-miinus 50 kilo, et sina oled nagu 80 kilo või rohkem, et kas see kõlab loogiliselt, et te võtate mõlemad nagu 2 kapslit ja saate sama koguse. Ja siis ta ütleb, et kui sa niimoodi küsid, siis see ei tundu väga loogiline. Ja siis ta küsib mu käest, et aga miks sa arvad, miks nad 2 soovitavad võtta? Ma ütlesin, no siin purgis on 60 tükki, et võibolla sellepärast soovitavad 2 tükki võtta, et see saaks nagu kuu aega läbi. Ja siis me hakkasime vaatama nii-öelda siis konkreetset toda toodet, mida ta oli kasutanud ja võrdlesime siis meie toote koostist, mis siit ei ole küll väga hästi näha, aga kõik, kes tahavad, saavad selle kohta pärast rohkem infot uurida ja küsida, siis me võtsime selle toote lehe lahti ja tõesti seal soovitati 2 tükki päevas ja kui me võrdlesime nüüd meie toote koostist, meie toode on kaalupõhine, et meil on ka kapslikujul, on vees lahustavat ja nii edasi, et laias laastus siis kui meie toodet oleks see meesterahvas pidanud võtma 3 kapslit, siis nende kapslite puhul, mis soovitus oli 2, ta oleks pidanud tegelikult võtma 20 tükki, et saada kätte sama kogus omega-3. Ehk tal oleks see purk otsas olnud 3 päevaga. Ma tean täna erinevate ettevõtete tooteid, kus on niimoodi, et purgis on 20 kapslit ja 80-kilone inimene ei saa sealt oma vajalikku omega-3 kogust kätte. Ehk ongi nagu hästi palju infot on toidulisandite kohta, samamoodi omega-3 kohta ja siis on see, et inimesed tarbivad, ostavad midagi, need tooted suure tõenäosusega on näiliselt odavamad, kuna need kontsentratsioonid on kahjuks väga lahjad, inimesed ei kasuta õiges koguses, siis päeva lõpuks ma võin öelda, et see sama noormees kasutas grillõli, siis tegelikult tema see 2 korda odavam toode, kui ta oleks võtnud õiges koguses, oleks olnud 4-5 korda kallim. Aga seda teadmist tal tollel hetkel ei olnud, sest me ei rääkinud sellest esimesel korral nii süvitsi. Ehk mis ma siis näen täna on väga palju tooteid, mille efektiivsus on väga lahja. Ongi, nad kestavad või töötavad meie kehas, kas siis on see 5 tundi, 9 tundi, 15 tundi või siis Sinsino-õli puhul 35 tundi. Ja miks see toode on täna kordades efektiivsem kui kõik teised tooted, ongi see, et siia on kalaõlile pandud juurde polüfenoolid ehk väga kvaliteetne oliiviõli, mis hoiab selle toote värskena ja et see toode jõuaks meile rakkudesse ja lisaks sellele, et ta on väga kvaliteetne, me soovitame kõigile kasutada toodet kaalupõhiselt. Täiskasvanud inimesed 0,15 milliliitrit korda kehakaal või siis 1 kapsel 30 kilo kohta ja lapsed peavad kahjuks tarbima rohkem, sest laste tasakaalud on oluliselt kehvemad, laste siis nii-öelda see arvutus käib 0,2 korda kehakaal. Ja rasedate puhul soovitame võtta topeltkogus võrreldes siis inimese nii-öelda kehakaaluga.
siin on näha minu naise esimene test ja siin on näha minu naise viimane test. See viimane test on tehtud samal päeval, kui sündis siis tegelikult eelmisel aastal meie 3. poeg, mis tähendab seda, et sünnituse päeval mu naise immuunsus oli väga heas korras, mis omakorda tähendab, et ka laps tuli siia ilma nii-öelda väga hea tasakaaluga. Ja võib-olla sellest on see, et laps on kuidagi emalt seda saanud, et tal ei ole probleemi õli võtta. Eks ta ka vahepeal, kohe ei võta, võtad korra lutti ära, pärast nüüd vahetuskaupa paneb õli nagu mühin. Et see on tegelikult, et meil on seda vaja ja kui me ei saa seda kuskilt kätte, siis need probleemid tulevad ja kuna meie toode on täna ikkagi nii palju juba tõestanud ennast, siis see on jõudnud ka väga paljude tippsportlasteni, kellel see samamoodi aitab siis püsida tervena, ta aitab koormustest paremini taastuda ja nii edasi, et püsida tervena, et see terveks olemine täna on nagu kõige olulisem asi üldse minu arust, et sul võib olla raha, sul võib kõike olla, kui sul tervist ei ole, siis tegelikult sul ei ole nagu midagi, võiks öelda. Ja seesama see omega 6 ja omega 3 rasvhapete tasakaal ongi, võiks öelda selline vundament selleks, et üldse meie keha saaks raku tasemel hakata toimima. Hästi paljud inimesed, kellega ma täna pidevalt kohtumisi läbi viin, ongi see, et nad kasutavad väga palju toidulisandeid. Ja kui ma küsin, kas sa tunned efekti, natuke tunnen, enamus ütlevad, et ei tunne, siis see probleem ongi selles, et rakumembraanid ei tööta, et tegelikult peaks alustama sellest, et viia kõigepealt rakumembraan uuesti õigesse vahekorda omega 6, omega 3-ga, et sul oleks võimalik üldse omastada toidus seda kõike, mida head sa sisse sööd nii-öelda. Ehk siis see on meie nii-öelda vundament on rasvhapete tasakaal, kehas põletik maha ja rakumembraanid toimivad. Teine väga hea toode, mida meie oma perega kasutame, mida me väga paljudel oleme soovitanud, on siis Synabiotic, see on siis kiudainete segu, mis aitab meie soolestikul funktsioneerida nii, nagu ta funktsioneerima peab, ja aitab mikrobiomi paika viia. Väga paljudel inimestel on täna soolestikuga probleeme ja soolestiku nii-öelda tähtsusest räägitakse järjest rohkem, kui palju see tegelikult mõjutab meie immuunsust. Ja 3. toode, mis on väga hea toode, on siis Extend ja jällegi, et kui vaadata selle toote koostist, siin on ligi 40 vitamiini, mineraalainet, fütotoited, kõik, mis meie keha jällegi vajab, siis alustades B-grupi vitamiinidest, lõpetades seal C-vitamiinid, D-vitamiinid, beta-glükaanid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk nii nagu üks mu hea tuttav ütles, kes tegeleb igapäevase inimese tervendamisega ja tunnetab nii-öelda ja näeb asju, mida enam inimesed ei näe, siis temaga mul hästi huvitav, ma andsin talle selle Extendi tootekarbi kunagi kätte ja ta ei vaatanud toote koostist ja sõnad, mis ta selle toote kohta ütles, et see on eluenergia ja ma võin öelda, et tegelikult ta täpselt nii ongi. Ta annabki energiat ja ta hoiab meie immuunsuse hästi nii-öelda siis funktsioneerimas. Ja ideaalis, mis on minu kogemus täna, et meie toiduainetööstus on nii palju muutunud. Me ei saa enam toidust seda kätte, mida tegelikult oleks vaja, et meie keha suudaks täisväärtuslikult funktsioneerida, siis me olemegi kokku pannud siukse nii-öelda Zinzino terviseprotokolli, 3 toodet, mis aitab meil kehas ära täita täna selle defitsiidi, mida me kahjuks täna enam toitumisega kätte ei saa. Ja siin on samamoodi vaja teha asju nagu õiges järjekorras. Punkt 1 on tasakaal paika, ehk balance õli, et me hakkaksid rakumembraanid uuesti toimima ja kehast põletik maha. Punkt 2 on soolestik saaks normaalselt funktsioneerida, et kolesteroolid, veresuhkrud ja nii edasi. Ja 3. on siis Extend, mis aitab siis toetada meie nii-öelda immuunsussüsteemi. Iseenesest justkui väga lihtne, midagi rasket seal ei ole, aga jällegi me peame tegema asju teatud järjekorras ja järjepidevalt, mis on samamoodi hästi oluline. Siin võiks siis öelda piltlikult öeldes minu naise nii-öelda muutus tasakaalust 21-le, 1,81-le ja loomulikult siin ta hakkas kasutama ka teisi tooteid, ma nendest täna pikemalt ei räägi, see võib olla järgmise korra teema, aga Lean Shake võttis ta siis samamoodi lisaks juurde, mis siis on toidukorra asendaja ja aitab kaalu alandada, et mul on tegelikult siuke hästi kange naine ja siuke nagu järjepidev, ta teeb sporti ja meil on hobusatallid on üle 20 aasta, et füüsilist tööd tegelikult iga päev, ta võib mul minna sisuliselt, võib-olla sõitnud 10-15 kilti suuskadel minna ja põrutada läbi pika Tartu suusamaratoni ja ei tee teist nägugi, aga need kaalu alla ei saanud. Ja siis hakkasid tulema need siuksed müüdid nagu, mida hästi paljud inimesed täna endale räägivad, et see on mul geenidest. Ja mis see tema geenide lugu oli siis see, et ta oli ka proovinud kaalu alandada
küll läbi trenni, küll läbi toitumise, aga tulemust ei saanud. Siis ta ütles, et Fredi, et vaata mu vanaema, vaata mu ema, et kõigil on 2 last ja kõigil on kõhud nii-öelda välja veninud. Et mul on ka selle pärast. Aga näed, võta imet. Muutis natukene veel oma toitumist, lisas sinna 1-teist juurde ja muutus oli suurepärane ja võin öelda siia juurde, et ülemise ja alumise pildi aja vahe on tegelikult kõigest 3 kuud. Loomulikult ta tegi trenni ka, ta tegi enne ka trenni, aga 3 kuud on aja vahe ja enamus inimesed, kes on seda pilti näinud, kõige skeptilisemad on ütlenud, et issand, et see ei ole sama nainegi. Siis ma olen ütlenud, et tegelikult on küll, aga ta lihtsalt pani juuksepikendused. Üks mees vaatas pilti lähedalt, niimoodi ütles, et no mingi sarnas on, võib-olla on õed. Et tegelikult ei ole, tegelikult on tegemist minu abikaasaga. Ja mis ma võin öelda, et mida see teekond tema jaoks on muutnud. Punkt 1, ta sai oma tervise tagasi, mis on kõige olulisem. Ja me oleme 10 aastat järjepidevalt igapäevaselt neid tooteid kasutanud. Ja punkt 2, kui ta sai ka oma kaalu nii-öelda sinna, kuhu ta soovis, muideks siit sellest alumisest pildist, ta tegi veel 3 kuud trenni edasi ja ta läks suisa bikiini fitnessi Eesti meistrivõistluste lavale, sai seal 3. koha. Elu sees keegi pool aastat tagasi, ta ei oleks osanud elus seda isegi uneski näha, et kui palju võib tegelikult mingisugused harjumuste muutused parandada meie tervist ja ennekõike meie enesetunnet, eneseusku, et lahti saada nendest nii-öelda probleemidest, mis inimesi tagasi hoiab, et eks me kõik tahame ju head välja näha. Ja ma näitan täna ka mõningad pakkumised, mis on olemas nendele toodetele, kelle tekkis huvi, kas siis ennast testida, oma lähedasi testida, tooteid tarbida, sest ma võin öelda, et Eestis 15 000 veretesti näitab seda, et meil on väga palju tööd teha, et inimeste tervis üleüldiselt saaks parem olema. Kui Synlab teeb analoogset veretesti, kus on oluliselt vähem infot, siis nende test maksab suurusjärgus 100 €. Meil on täna pakkumine klientidele 2 veretesti, 2 kuu tooted, nagu te näete, 2 suurt õli, 2 väikest õli. See maksab hetkel 179 € ja järeltellimusega siis 36 € pudel kuus, sest tegelikult peaks inimene tegema läbi minimaalselt 8 kuuse kuuri, ehk siis 4 kuuga ta viib oma keha tasakaalu ja järgmise 4 kuu ta kinnitab selle. Ja kui inimene näeb, et nende testid on paranenud, siis ma soovitan tegelikult seda toodete tarbimist jätkata, sest nii nagu meil võib keha minna tasakaalu, kui me jätkame oma vanad harjumusi, toodet ei tarbi, ta läheb uuesti tasakaalust välja. Ehk see teeb laias laastus natukene üle 1 € päevas, nendele hindadele lisandub siis ainult transpordikulu. Kui nüüd keegi aga mõtles selle peale, et ta tahaks ka kanda hoolt oma soolestiku eest ja vitamiinid, mineraalained paika saada oma kehas, siis selle paketi hind on hetkel siis samamoodi 2 veretesti ja kõik need 3 toodet 2 kuuks. Stardikiti hind inimesele on 287 € ja järeltellimus tuleb siis 90 € kuus pluss tarne ehk laias laastus 3 € päevas. On inimesi, kes on ütlenud, see on okei summa, on inimesi, kes ütlevad, et see käib natukene üle jõu. Mina olen ütlenud kõigile, et mõelge selle peale, kui kallis on teile teie tervis. Sest kui tervis ühel hetkel on läinud, siis seda ei pruugi enam mitte mingisuguse raha eest tagasi saada. Et pigem küsige enda käest, kas 3 € või 1 € päevas on hea teadlik investeering sellesse, et oma tervist parandada ja ennetada probleeme. Et see on küsimus, mida mina nagu igale inimesele esitan, kui ma nende inimestega kohtun. Ja reeglina inimesed, kes saavad sellest aru, sest väga paljud inimesed tegelikult on otsinud lahendusi või on otsinud nagu sükest kontseptsiooni, kus nad punkt 1 näeksid, kas neil on üldse vaja midagi muuta ja kui nad muudavad, kas see ka töötab. Et siin see veretest ongi selleks, et te näeksite, kas need konkreetsed tooted sobivad teie kehale ja kas need tooted teid aitavad. Kui oma tervist viia nii-öelda paremale tasemele, siis ma kindlasti soovitan seda teha. Kõigi siis nende pakettide puhul on huvitav see, et klient saab endale siis spetsiaalse veebikeskkonna, kus teil on võimalik siis oma tooteid tellida, oma arveid maksta ja meil on klientidel olemaski siis tasuta toodete nii-öelda programm, ehk siis läbi soovituse on võimalik oma tooteid tasuta saada. Kuidas see täpselt töötab, saate võtta jällegi ühendust inimesega, kes teid täna siia kutsus. Ehk mis on minu soovitus, et kui te täna veel ei tea, mida täpselt teha, et oma tervist paremaks muuta, siis tehke endale see test, te saate täpselt juhised, suunised, kuidas oma toitumist muuta ja
ja jõulud on see aeg, kus me kõik tahame veeta aega koos oma perega, lähedastega, olla terved. Ehk mina usun täna seda, et teadlikult panustades oma tervisesse, tegelikult me lisame endale palju kvaliteetselt elatud aastaid juurde. Omalt poolt ma tänan teid kõiki, kes te saite täna siia tulla. Soovitan kõigil siis tõsiselt mõelda, võtke inimesega ühendust, tulge, hakake meiega koos tarbima ja kes teevad testid, me aitame teil kõigil ka teie testid detailselt lahti rääkida, et te saaksite aru, mis need numbrid seal teie testide taga on, et ei ole nii-öelda raketiteadus. Mina omalt poolt tänan kõiki, kelle tekkisid küsimused, võtke julgelt ühendust oma kutsujaga ja aitame teid parimal moel. Aitäh teile ja ilusat õhtu jätku!